Pärnu hinnatumast elamurajoonist rannapiirkonnast leiti vastsündinud jäsemeteta vasikakorjus. Vanadekodu territooriumil on üks lehmakorjus, vasikakorjus. Et me väga paluks, et tuleks ka politsei ise kohale ja vaataks selle olukorra üle. Vasikakorjus vedeles Kurgo villa juures Papli tänaval. Vaevalt mõned päevad elanud loomal olid ära nülitud kõik jäsemed. Loom vedeles pooleldi prügikoti sees majutusasutuse vastas asuval kinnistul. Kohale tulles oli see üsna šokeeriv vaatepilt. Et eeldasime, et siin võib olla mõni suur koer, aga keset Pärnu linna niisugune ära lõigatud jalgadega vasikas, et ehmatas ära. Pärnu loomade varjupaiga töötaja, kes korjuse müügis olevalt kinnistult ära koristas, ei osanud tapetud loomaga midagi peale hakata. Naine asetas looma auto pagasnikusse ja sõitis sellega ringi kogu järgmise päeva, sest enne ekspertiisi vastuse saamist politseilt ei saa looma rahupaika toimetada. Hetkel ei ole meil seda informatsiooni, et saaks väita, et see vasikas tapeti ära selle sama koha peal, kus ta leiti. Kui keegi Pärnu rannarajoonis nägi 26. veebruaril midagi kahtlast, palub politsei sellest teavitada telefonile 110. Julmustega me puutume ju nagu iga nädal kokku tegelikult, et ütleme, välja torgatud silmadega kassid ei ole mingi aruldus või koerad näiteks või Saaremaalt juhus, kus koolipoistel ei olnud muud teha ja kassil käpad otsast ära raiusid, et ikka on niisuguseid inimesi, kes on ilmselgelt nagu väärastunud mõtlemisega ja väga sileda ajuehitusega. Politsei alustab selles asjas väärteomenetluse loomakaitseseaduse paragrahv 66 märgiga 2 järgi, see on siis looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest.